No niimoodi rasvast võllanalja tehes võiks öelda, et ega üks eesrindlik advokaat ei saada ju niimoodi ärivõimalusi enda ukselt tagasi, et ikka tahaks tegeleda ja tegelemegi. Aga niimoodi natuke tõsinedes, jah, eks me ikkagi teenindame kliente siis, kui me tunneme, et punkt üks, meie kompetents seda katab, et me ei hakka niimoodi puusalt leiutama või lolli mängima, et me ei tee midagi, mida me tegelikult ei valda. Ja punkt kaks, et advokaat ikkagi jääb õigusteenuse osutajaks, et kui me räägime sellisest nagu lihtsalt toote promost või tutvustamisest, siis pigemini ikkagi see õige abiline on ilmselt siis mingisugune valitsussuhete büroo. Aga millega advokaadid saavad välisklientidele abiks olla ja on ka, räägin omast käest ja kogemusest, ongi esiteks see Eesti riigihankeõiguse lahti seletamine, mida pakkujalt nõutakse, mida te nüüd tegema peate ja nii edasi ja tagasi. Ja siis ka selline jooksev abistamine, et reaalselt tahetaksegi, et advokaat oleks selline pakkuja, välismaise pakkuja käe kõrval talutaja heas mõttes, et antakse advokaadile vastavad õigused riigihangete registris, siis isegi teinekord nagu pakkuja nimel tegutseda, sinna faile üles laadida, kõik need vajalikud klõpsud ja klahvivajutused seal ise ära teha ja ollagi see nagu see vahenduslüli, see hääletoru siis hankija ja pakkuja vahel. Nii et selline suhteliselt ikkagi täiskomplekt teenuseid. Aga on ka seda ette tulnud, et kuna tihtipeale välismaised pakkujad pelgavad, et neil lihtsalt võib nagu tõlkes kaduma minna midagi, siis nad isegi teinekord ka kõige lihtsamate ja primitiivsemate mingite toimingute või hankijale edastatavate sõnumite jaoks soovivad kasutada advokaadi vahendust. Mis tegelikult ei ole nagu selles mõttes nagu mingi naeruväärt asi, et kultuurid ja mingisugused äripraktikad ongi erinevad ja on tõesti olnud olukordi, kus ka mingid kõige lihtsamad suhtlused lähevad rappas, et inimesed lihtsalt, ma ei tea, Eestis versus Portugalist või Eestist versus Rumeeniast nagu lihtsalt ei mõista teineteist. Ja siis ongi hea, et kui seal on kohapealne advokaat, kes siis aitab nagu seda kohalikku asjaajamist tunnetada ja teha. Kui kaitsetööstuse ettevõte tahab tegutseda Euroopas, kas kogu selle harmoniseerimise valguses on ikka tõsi see, et tuleb utreeritult 27 riigihankeõigust teada ja 27 erineva riigi advokaadid ja valitsussuhete eksperdid palgata, et igale poole ligi saada? Ma arvan, et see ikkagi pigemini on tõsi, jah. Et meil on küll Euroopa Liidus riigihanke valdkonna direktiivid ja üks neist direktiividest on ka kaitse- ja julgeoleku valdkonna riigihangete direktiiv, mis siis sellise nagu mingi ühtse raamistiku loob. Ja selle peale võib siis kindel olla, et see on siis liikmesriikides ühtemoodi, aga see direktiiv ainuüksi ise jätab ikka piisavalt lahtisi otsi ja otsustusruumiga liikmesriikidele, mis tegelikult on ju ka tervitatav, siis iga riik saab kuidagi oma olusid ja prioriteete tunnetades seal teatud asju oma tahtsi ümber mängida. Ja jälle jõuame tagasi ka sinna, et mingisugused hanked tulenevad oma natuke madalamast maksusest, lendavad ka nende Euroopa Liidu riigihanke direktiivide radari alt nii-öelda, kus on siis liikmesriikidel täielik vabadus otsustada absoluutselt nii, nagu nemad ise tahavad. Ja seal võivadki liikmesriigite asjalood ikka väga erinevad olla. Et siin näiteks viimasel ajal olengi jälginud maailmameediast, kuidas Saksamaa, kes nüüd pürgib uue valitsuse all olema selline Euroopa kaitsetööstuse ja üleüldse selline militaarlipulaev taaskord pärast pikki aastakümneid, et nemad on nagu jõuliselt lihtsustamas seda oma kaitsehangete regulatsiooni, et allapoole direktiivi piirmäära, kus neil on siis tõesti suur vabadus otsustada, mida iganes nad ise soovivad. Nad ongi, mitte nüüd päris tekitamas metsikut läänt, aga jah, tõmbamas neid nõudeid maha ikka nii, et isegi pime näeb. Et see on võib-olla nagu ühest küljest inspiratsiooniks ka Eestile, et julge tegutsemise korral sellistel aegadel, nagu meil praegu on võimalik teha küll. Teisalt jah, muidugi nagu tähelepanelikult jälgida, et kõige see juures peavad ju saama tagatud ikkagi ka sellised õigusriiklikud garantiid ja asjad, et
ei oleks korruptsiooni, pakkujaid ikkagi võrdselt koheldaks ja nii edasi. Sellel killustumisel on ka ju mõju konkurentsile, sellepärast, et kui me mõtleme selle peale, milline halduskoormus või kulu on sellele, et võtta need teenusepakkujad igalt poolt, kui palju on Eestis näiteks, räägitakse palju Eesti kaitsetööstusest ja sellist arenevast valdkonnast, aga kui sa alustad seal paari mehega või paari naisega ühes pundis, siis sul ei ole valitsussuhete juhti, sul ei ole mingi riigihange, sul on ainult insenerid seal või valgused, et ja kuna sa oled üldse võimeline sellised eksperte tal palkama, rääkimata siis utreeritud 27 liikmesriigist, see annab ju olulise eelise nendele, kes on seal mingid Prantsuse ja Hispaania või Saksamaa suurtegijad juba 10 aastat turul olnud, et meie kaitsetööstuse jaoks on see väga halb. Ja ma arvan, et see on karm tõsiasi, jah, et see Euroopa Liidu asjaajamise lihtsus või see, et meil on mingisugused direktiivid, mis harmoniseerivad õigusakte kõikides liikmesriikides. Ta on kahtlemata tõsi faktina, et see nii on, direktiivid on, midagi on harmoniseeritud, aga jah, et elu on ikkagi keerulisem kui lihtsalt selline postulaat, et meil on nüüd direktiiv ja meil on midagi ühtlustatud, et sageli see selline jutt, et Euroopa Liidus sa võid ükskõik kus liikmesriigis riigihangetel osaleda ja see kõik on kuidagi ühetaoliselt lihtne, olgu see siis Soomes, Eestis, Lätis või vaadata sinna lõuna poole Kreekas, Rumeenias, Portugalis, et see on ikkagi suuresti miraaž. Et ma arvan, ma isegi, kes ma ju vähemalt peaksin olema hästi kursis riigihanke direktiividega, ma arvan, kui ma nüüd homne päev mõtlen ennast kusagile, ütleme Prantsusmaale, ilmselt ma jääks ka püsti hätta ja peaksin ikkagi kohaliku François endale appi palkama, et seal midagi ikka ära teha.